tere, mu head Valgusetooja kanali kuulajad, vaatajad. Oi, küünal ei põlegi. Kohe söötame küüna. Mis annab meile valgust ja juhatust surfata sinu alateadvuse sohtides, sest mida muud see kaardi ladumine siis ikka on, kui see, et me toome pinnale sinu enda peegelpildi, mida sa parasjagu otsid. Ja täna vaatame, mida toob november. Vaatame 3 grupis. See on siis esimene grupp, see on teine grupp ja see on 3. grupp. Ja ilma pikema jututa hakkamegi täna vaatama, mida toob november. Nii kauaks paneme teise või 3. ja teise. Paneme siis teise siia ja 3. siia ootele. Ja alustame esimese grupiga. Ja ma laon kõigepealt välja kaardid ja siis hakkame vaatama. Nii. Vaatame siis kõigepealt 5 kaardiga, mida november sulle toob. Tuleb sauade 8. Sauade 8 on väga kiire kaart, väga kiire ja väga tegus kaart. Sinu ellu tuleb mingisugune väga oodatud sündmus, mis saabub tegelikult nüüd üsna kohe. Ja see sündmus on sinu jaoks ääretult positiivne. No me vaatamegi, mis on head, aga ausalt öeldes siin ei olegi teist tõlgendust üldse olemaski. See on mingisugune sündmus, mis on nüüd seoses sinu valdavalt siis vaatajaskonna ettevõtluse või tegutsemisega või millegi sellisega, mida sa oled nagu kaua oodanud oma ellu. Ja sa ei ole jõudnud ära oodata, aga siin sauade 6 ütleb, et sa tuled selles situatsioonis võitjana. Ehk see sündmus, mis saabub, toob sulle väga palju positiivsust, väga palju rõõmu. Ja see tuleb läbi, siin on nüüd 2 varianti. Kas see tuleb läbi mingisuguse kaalud, kaksikud, veevalaja mehe, kes tuleb sulle appi seda olukorda lõplikult nagu lahendama, või oled sa ise kaalud, kaksikud, veevalaja tähtkujus sündinud inimene, kes nüüdseks on otsustanud just nii ja mitte kuidagi teisiti. Ja see teeb sulle väga palju rõõmu. Ja nüüd pane tähele, siin on veel mehi ja siin on ka nüüd üks naine, kelle kõik 9 soovi põhimõtteliselt on täitunud. Et väga huvitav, et siin on nagu küsimus isegi pigem nagu valikutes. Praegu kipub nagu tulema selline energia, et sa oled nagu valinud endale, soovinud kedagi või midagi, sa oled mingite valikute, no siin on 2 meest, eks ole, konkreetselt. Kas sa oled 2 mehe vahel? Siis, kui see on nüüd nii, et sa oled näiteks kaalude, kaksikute ja veevala esindaja, siis sa oled nüüd valinud tulemärgi mehe endale partneriks, sõbraks, töökaaslaseks, juhiks, no kuhu iganes. Või oled sa valinud sinna ettevõttesse minna, kus see tulemärgi mees siis on, eks ole, see on siis jää, rambur ja lõvi.
igal juhul sa tunned ennast suurepäraselt, sa tunned ennast hoituna, kaitstuna. Siin on sauade energia kõik, et kaalukausil on kindlasti valik selle mehe kasuks või siis selle mehe kaasabil, täpselt nagu siin, et kui sa ise oled see inimene, siis sa valid selle teise mehe kaudu. Aga mingisugune 10% on valinud ka kahe partneri vahel, nagu me näeme. Vaatame, kas kipper annab meile selgust. Ja kipper annabki meile selgust, ära ehmata, kui sa näed, et siin on kirst, siis see ei ole jällegi nii, nagu ma olen juuraoraakli puhul alati öelnud, et see ei tähenda alati surma, vaid see tähendab siin, kui me oleme küsinud, et mida head on oodata, siis see tähendab vaid ühte. See tähendab seda, et kõik mured ja kõik nii-öelda kaalumised on nüüd läbi ja sinu otsus on langetatud, sest vaata ise, kui õnnelik sa oled selle ühe sündmusega, kus sa oled nagu võitja, kaasneb sulle veel 9 karikat ehk siis hästi palju lisaboonuseid on sellel asjal, et seal ongi nagu töö ja eraelu ja võib-olla raha, võib-olla muud naudingud, võib-olla minu pärast ilus kontor näiteks või ilus kodu või igalühel on omamoodi, sest me räägime siin praegu ju ikkagi üle 1000 inimesega korraga, ei saa ju kõigil ühene olla. Vaatame, mis karmaseadused siia juurde ütlevad. Jaa, vaata, mis see lugu on. Miks sa oled pendeldanud nii kaua nii-öelda selle otsustamatuse küüsis ja miks sa oled nüüd otsustanud, sest vaata, see noor kuu ilmselt oli see aeg, kes siis julgesid ka või juhtusid ka vaatama minu ladumisi, siis tegelikult noor kuu oli see aeg, kus oligi vaja tegutseda ja kui sa teadlikult ei tegutsenud, siis tegutses universum sinu eest. Ja küsimus on nüüd selles, et kui sa valisid kuskil ära minna või kellegi uue valida, siis tekkis sinus endas selline nagu süümepiin, et no kuidas ma nüüd siis niiviisi teen, kuidas ma lähtun ainult iseenda naudingute, iseenda heaolust. Ja sa julgesid seda teha või siis kui sa ei ole veel julgenud ja vaatad seda kaardiladumist sellepärast, et koguda siin natukene julgust, siis kaardid ütlevad, sa võid seda julgelt teha, ainult et kõigepealt ole nüüd armas ja lihtsalt andesta iseendale. See ei ole teiste jaoks see otsus on sinu jaoks. Vabasta ennast igasugusest häbitundest. Ma näen siin ja mul tuleb läbi väga palju inimesi, kellel tuleb kohe vastukaaluks siia selline argument, et kuidas ma saan seda teha, eriti need, kes valivad kahe partneri vahel, siis nende põhiline argument on see, kuidas ma saan seda teha, mida mu perekond, mida mu ema, mida kõik minust siis nüüd arvavad. Et siin ongi nagu see vastuväide, mille kohta siis öeldakse, et olge nüüd head, ärge palun vaadake, mida teised arvavad. Mida teised arvavad, kuidas teised arvavad, vaid küsimus on selles, see on teie valik, see on teie elu ja seal ei saa mitte keegi mitte midagi öelda. Nii et karmasõnum on see, andesta iseendale see mis tahes ebamugav valik võib olla kolmandatele isikutele, aga sinule on ta igal juhul oluline ja kui sa oled selle otsustanud, siis sinna sa jääd, selle juurde jääd. Vaatame, mis juuraoraakel selle peale nüüd nagu täiendavalt ütleb. Nii. Juuraoraakel ütleb sulle väikese hoiatuse. Vaata, ole nüüd hästi tähelepanelik, sest tundub, et sa oled lummatud välisest pildist ja juuraoraakel manitseb sind mõnusalt nagu vaatama
laiemat pilti. Mis ei tähenda seda, et siin midagi halvasti on. Ei. Sul lihtsalt öeldakse selle eelmise karmasõnumi jätkuna seda, et tead kullakene, et sina vaatad kogu aeg seda, mida nüüd teised ütlevad, kuidas see teistele paistab, et näiteks jällegi, kui siin on millegi või kellegi juurest ära liikumine uude nii-öelda rakukesse, on see siis töökollektiiv, on see siis minu pärast spordiühing, näiteks sa vahetad minu pärast treeningkohta või treenerit või sest ettevõtlus, igasugune tegevusega seotud kaart, eks ole, kus sa võid ka hoopis võitjana välja tulla, kui sa nüüd hoopis teise treeneri juurde lähed või sa liigud kuskile töökohta, kollektiivi, eks ole, siin on, igalühel on oma asi, aga mõte on siis selles, vaata laiemat pilti, ära vaata seda, et ma nüüd jätan maha ühe ja lähen teise juurde ja tunne süüd. Ei, vaata laiemat pilti. Laias laastus see tuleb kõigile kasuks, mitte ainult sulle endale. Ja loomulikult, kuidas me siis teisiti saame, vaatame ikka seda armastuse ja inglioraaklit ka, et olekski huvitav teada, kas see on väga paljudele siis tundub nagu suhteteema ka, mis siis nagu kaardid selle koha pealt ütlevad, et mis siis siin nagu oleks vaja teada või tähele panna või mis see siis on, mis näed sa. Vaata, mis on. Siin on see, et armastus igas mõttes, jällegi ma olen alati öelnud, et see on universaalne mõiste. Armastus igas mõttes on suurim kingitus üldse suurim kingitus ja ole tänulik selle eest, et kas sa armastad oma hobi, oma tööd, inimest, mis iganes, millega see sinu ladumine seotud on ja liigud selles suunas, mida sa armastad, siis just november teeb sulle selle suurima kingituse ja seikluse, kus sa saad nüüd uute partneritega, uute inimestega, uute valikutega liikuda selles just nimelt sinu maailmas, sinu selles mõnusas maailmas, kuhu sa võib-olla ei ole julgenud siiamaale nina pista väga, sest sa oled kogu aeg arvanud, et issand, aga mis siis see nüüd minust arvab ja mis see teine minust arvab, mitte midagi. Natuke räägitakse, unustatakse ära ja tegelikult sind ootab ees väga äge seiklus just nimelt oma uute valikutega. Ja veel üks armastuse oraakel. Vaatame siis, mis see nüüd lõppkokkuvõttes ütleb. Ütleb, et tead mis, flirdi, naudi, tunne elust mõnu ja ongi kõik. Põhimõtteliselt ei öelda sulle siin konkreetselt, nii nagu ma ütlesin, et mul tuleb läbi, et siin on väga palju neid inimesi, kellel on erinevad asjad ja siin nagu ütleme niimoodi, et partnerlussuhe ei ole peamine. Selles grupis põhimõtteliselt on kõike ja sellepärast ei anna ka armastuse oraakel väga ühest vastust selles kontekstis, et mis selles armastuses on põhimõtteliselt. Siin on niimoodi, et siin on absoluutselt kõike. Lihtsalt ela, vaata ise. Ela, naudi, flirdi, jäta mured selja taha, põhimõtteliselt võtmesõnad on, eks ole. Jäta mured selja taha, andesta ise endale, vaata laiemat pilti, ära roni kuhu iganes, vabanda väljendust, kuhu iganes kutsub, vaid enne natukene mõtle, siis mine ja tee seda kergusega, tee seda naudinguga, sest parimad ajad on ees just nimelt novembris. Vaat selline sai alates novembrist. Nüüd esimese grupi ladumine. Ma tänan teid ja ma arvan, et või mulle tundub, et mul ei olnud vaja üldse mõelda, kas see ongi positiivne ja mida sealt siis positiivset leida, sest tundus vägagi positiivne prognoos
esimese grupi vaatajatele, kes olid selle grupi valinud, et teil ei ole küll muud, kui lihtsalt rahulikult teha seda, mida te siiamaale olete tegelikult oma südames teha tahtnud. Ja kui meeldis ja kui sobis, siis olge nii kena, jagage seda videot, jagage seda kanalit ja veel on saada juuraoraaklit nii minu kaudu kui ka Apollo raamatupoodidest. Sealt saate ise ladumisi teha. Ja minul on tulemas kaardiladumise töötuba, kus te ka saate tulla. Nüüd ma olen teinud siin paar tükki järjest juba, nii et juuraoraakel on populaarne. Inimesed on seda ostnud ja inimesed kiidavad, et kui seda võib-olla ise poest osta, siis tundub see natukene alguses nagu, ta on nagu teistsugune kaardipakk kui võib-olla kõik teised, mis siiamaale on olnud. Seal on üsna konkreetsed sõnumid ja inimesed vahest mõtlevad, et aga minu küsimus ei olnud näiteks üldse kohtu või jurisprudentsiga seotud, et kuidas seda siis tõlgendada. Vaat selleks ongi see juuraoraakli nii-öelda töötuba mõeldud, et seal ma õpetan, kuidas üldse kaarte tõlgendada ja ka sealhulgas juuraoraaklit nagu laiemalt tõlgendada. Ja mina liigun nüüd edasi teise grupi juurde, nende juurde, kes valisid selle ilusa, mis ta pealkiri ongi, Shadow Shapes Taro ehk siis varjude taro või niisuguse kuidagi väga sellise elegantse, väga õrna. Vaatame siis kõigepealt, mida tarokaardid ütlevad teise grupi vaatajale, mis on tal head novembris oodata. Mis head on novembris oodata teise grupi vaatajal? Nii, välja tuleb jõukaart. Jõukaart. Mis toimub? Toimub see täpselt analoogia tegelikult natukene nagu esimese grupiga, et samamoodi tundub, et te olete nagu noorkuu ajal läinud nii-öelda vastu oma soovide realiseerimisele ja jõukaart on selline, kus te ilusasti näete, et põhimõtteliselt nagu te taltsutate lõvi. Te olete lõvi suutnud ära taltsutada. Ja see tähendab seda, et teil on tegelikult praegu tahtejõudu, vaimset, teil on füüsilist jõudu, teil on mingisugune ettevõtmine, mingisugune isik, kellega võib-olla teil on olnud väike selline, kuidas ma siis ütlen, vägikaika vedu. Selle kaardi järgi ma ütlen, et hetkel olete teie olukorra peremees. Nii, ja millest me räägime? Teate, millest me räägime? Vaat siin on karikate 10, kus siis ujub armastaja paar. Need haldjad, need merineitsid, mis iganes on siin vees, neil on 10 kuldkalakest ümber ja nad on teineteise embuses, ehk siis tegelikult loogiline jätk, et teisel grupil on suhte ladumine. Ehk siis sina teise grupi vaataja oled liikumas või oled juba liikunud totaalsesse külluslikku armusuhtesse. No karikate 10, see on fantastiliselt nagu, kuidas ma siis ütlen, täiuslik kaart armastuses. Ja siin on veel üks karikate kaart, kus siis näidatakse ühte väikest, mulle tundub, et kas siin on nüüd sellel paaril tegemist ühe lapsega, ühe tütarlapsega, kes on sellesama armastuse vili. See tähendab seda, et nii mõnigi paaridest võib olla jäänud lapseootele ja tulemas on lisa selles harmoonias. Samas võib see tähendada seda, et lahenevad probleemid kõik lastega,
ka sama lugu selle paari lastega, et sa seljatad kõik probleemide rägastikku või kui teil on kärgpere ja teil on olnud probleemid võib-olla siis kas teismeliste lastega või kusagil mingisuguste muude selliste noorte inimestega, siis ka siin kroonib armastus ja tänu sellele, et sina, hea vaataja, oled vastu võtnud otsuse, sest mõõkade äss ei ole muud kui sõna otseses mõttes konkreetne otsuse vastuvõtmine uues alguses. See otsus võib-olla on olnud sulle natukene valulik, natukene nõudnud sinult pingutusi, ega siin asjata ei tule välja lõvitaltsutamine, ehk see oli võib-olla sinu jaoks suhteliselt keerukas otsus. See võis olla vabalt ka perekonna loomine uue persooniga või perekonna loomine näiteks selle inimesega, kellega sa oled juba olnud suhtes, lapse planeerimine perekonda. See kõik oli olnud väga selline keeruline teekond minna, aga noor kuu aitas sul sinna liikuda ja vaata, sa olid kannatlik, sa näitasid üles totaalset kannatust ja kannatlikkust ja siin sa istud, yin ja yang kuldmuna on sul käes, näed, siin on taltsutatud lõvi, sa oled pidanud olema mingisuguses ka võitluses, aga nüüd sa istud rahus, tasakaalus, otsus on tehtud armastuses, super nagu helged tähed on su pea kohal ja sa oled nagu rõõmus ja rahul ja karma sõnumid ütlevad sulle, tead mida, puhasta negatiivne energia. Et need süümepiinad, mis sul natukene nagu nüüd on tekkinud selle sama lõvitaltsutamise ehk siis olukorra taltsutamise energias, nad on tekitanud sul natukene nagu negatiivset energiat, see otsus on olnud mõõkade otsus, mõõkade äss, eks ole, see on suhteliselt ikkagi selline mõõk, mis ta teeb, ta lõikab läbi kõik kütked, millesse satud sa teel, eks ole. Sa oled pidanud midagi läbi lõikama ja see on külvanud natukene palju sinu tundeküllasesse maailma seda negatiivset energiat. Aga tänu sellele, et kõige selle juures oled sa jäänud tasakaalukaks, midagi halba sellest ei ole, aga sinu sees on üks väikene sutsakas seda negatiivset energiat ja karma sõnumid ütlevad, et ära tunne süüd mitte milleski, vaid lihtsalt puhasta see negatiivne energia enda seest välja ja seda saab teha nii konstellatsioonis minu juures. See töötuba küll on juba täis, aga vaadake mu kodulehelt informatsiooni, järgmisesse töötuppa saab juba registreeruda. Minu eravastuvõttudele saab registreeruda. Saame rääkida sellest, kuidas saab negatiivsest energiast vabaneda ja milline osa sellest nagu võib-olla segab natukene seda idüllilist pilti, mis tegelikult siin meile avaneb. Et nii, siis vaatame jällegi ibetabast juura oraaklit, nagu ma teile ka juba eelmises grupis ütlesin, et seda veel on saada Apollo raamatupoodides, seda saab ka minu kodulehelt osta ja ka koolitustele tulla. Et see ei ole nagu nii üheselt tõlgendatav, nagu siin need laused on ja selleks ma teen neid koolitusi ja vaatame, mida see sama ilus ja imetabane juura oraakel sinule ütleb teise grupi vaataja. Vaata nüüd, ega ma siis nüüd ilmaasjata sind ei kutsunud, vaata, mis sul tuleb. Liiga palju lõimumisi suguvõsas ja asjad lahenevad konstellatsiooni abiga. Pöördu konstellatsioon.com. No see on kummaline, ma ei ole nii konkreetselt nagu kellelegi ennem öelnud ja soovitanud nüüd tulla. Aga no nüüd sellest kaardipakist tuli küll see soovitus üsna üheselt välja ja tuleb siia negatiivse energia puhastamise kõrvale
ja tuleb siia sellesse ritta, kus sa oled pidanud olema hästi palju tasakaalukas selleks, et teha see otsus, mis võib olla sind rahuldab, aga kedagi teist ei ole rahuldanud ja on tekitanud mingit negatiivset energiat suguvõsas ja see tuleks nüüd välja puhastada. Vaat selline jada. Aga vaatame siis konkreetselt, kui me sinuga oleme juba teise grupi vaataja tõesti suhte ladumises, võib öelda, siis vaatame, mida romantika inglid sinule siis head novembrikuuks jagavad, soovivad, soovitavad, et mis on siis sinul. Näed, sinul on see, et sa armusid kiiresti või armud kiiresti. See armastus on tegelikult tulnud päris ruttu. Aga ära kaota iseennast selles protsessis on muide sinu sõnum. Panen selle siia tasakaalu sõnumi kõrvale, sest sellel tasakaalu kaardil, mis tuli taros välja, on nüüd ka teine tähendus ja see on see, et kui sa otsuse vastuvõtmisel oled olnud tasakaalukas, siis palun ole seda ka pärast selle lõvi taltsutamist selles paari suhtes ja armastuse protsessis. Tihtipeale, kui me armastame, siis me kaotame iseennast suhtes ära. Ja sinu suguvõsas ilmselt on see dünaamika, see iseenda ärakaotamise dünaamika. Eks sellepärast seda negatiivset energiat tulebki ka välja puhastada, et kaotavad iseennast ära tavaliselt need inimesed, kes on väga emotsionaalsed ühelt poolt ja teiselt poolt on natukene kaassõltuvuses suhtepartnerist. Tegelikkus on selline, et me võime ja peame olema suhtes nii, et me iseennast ära ei kaotaks. Ja kui sa seda suudad, siis ei ole sul mitte midagi muud teha. Sa vaata, kuidas täna tähed on sinu poolt. Pühitse, tähista ja täna sa oled teinud õige otsuse. Sa võid tähistada, sa ei pea põdema, kas ikka läks õigesti või ei läinud õigesti. Sa tegelikult võid julgelt öelda, et vaat nüüd novembris ma võin asjadele tagasi vaadata ja öelda, et ma olen teinud kõik õigesti. Vaat selline, nii et pidutsemise energia tuleb ka veel, et kellel siin veel sünnipäevad on novembris, eks ole. Nendel on niikuinii pidu. Nii et ja siis vaatame veel ka seda romantika ingrit. Näed, koge oma armastust. Koge oma armastust ja mine edasi. Mine edasi selles suhtes rahulikult, tasakaalukalt, sa oled teinud õige otsuse ja kõik asjad nii-öelda on novembris võimalik lahendada parimal võimalikul moel. No nii, kallis teise grupi vaataja, imeline ladumine sulle. Imeline ladumine sulle. Ja mulle meeldib seda teha reaalajas, sest siis te näete, et ma võtan ju kohe neid kaarte välja, ma ei ole midagi ennem kusagile pannud. Ehk see on see sama, kui sa vajutad seda nupukest, siis sinu alateadvus küsib seda nüüd ja praegu. Aitäh sulle teise grupi vaatajaskond ja mina liigun edasi kolmanda grupi juurde ja vaatame siis, mida head toob november kolmanda grupi vaatajale. Mida head toob november kolmanda grupi vaatajale? Nii. Mida head toob november kolmanda grupi vaatajale? Nii, sinul on hierofant. Sinul on ülempreest rinna, vägikaika vedu, siis on müntide 4 ja siis on karikate kuninganna. Ma pidin selle lahti võtma, sest
ma ei saanud hakata rääkima esimesest kaardist, kuna siin oli vaja vaadata täit pilti. Ja mida see pilt mulle ütleb? Kõigepealt ütleb see mulle seda, et ma vaatan, et siin on tegemist, vaadake ise oma situatsioonile lähtuvalt. 50% inimestest on need, kes on suhtes, ütleme siis meespool ehk meesenergia on siis sellise traditsiooniliste, klassikaliste vaadetega isik, kellele on väga tähtis kõik selline suhtes, näiteks klassikaline lähenemine, see on siis monogaamsus, võib-olla heterosuhe, kellele on tähtis usulised vaated, võib-olla on inimene jumalakartlik. Nii on olnud aegade algusest tema suguvõsas. Siia alla tihti lähevad need maamärgid, kes on sellised nagu maandatud, kindlalt 4 jalaga maas. Miks ma seda ütlen, sest siit tuleb see müntide 4 juurde. Siin on 5, siin on 4 ehk siis nagu 4 ja 5. Põhimõtteliselt te näete, et see mees, siin on ka ju mees, on ju. Ta hoiab neid münte väga kiivalt, ehk siis ühelt poolt võib-olla mingisugusel seltskonnal on tegemist natukene nagu, kuidas ma ütlen siis, võib-olla liigselt kalkuleeriva ja raha mitte välja andva persooniga ja mugavusi võib-olla mitte väga heaks kiitva inimesega. Reisidele ei raiska, restoranis ei käi, ühesõnaga saate aru, mis ma mõtlen. Ja naispool ehk siis selles suhtes on siis, väga paljud võivad olla siin minu kolleegid, need ülempreestrinnad, need on saladuslikud, kaunid naised, ma ütlen teile, et kõige võimsam kaart suhte ladumises ehk siis naine, kes tegelikult tunneb nii selle maailma saladusi kui ka selle maailma varjatud poolt ehk siis ka esoteerilisi saladusi, lähenemisi, vaimseid õpetusi, vaimseid praktikaid. Ja mis siis nüüd, ja sealjuures on ta väga armastav karikate kuninganna. Siin võib olla vihje sellele, et on veemärgi esindajad, kalad, vähid, skorpionid. Kui me räägime siin skorpionite tähtkujust üldse, siis ongi meil ju tugevad esoteerikud ja tajujad kõik nii-öelda skorpionite tähtkujudest. Ja siin on siis nüüd tegelikult vastandunud, nagu te näete, 5 ja 5, eks ole, 4, 5, 5, siin on nüüd vastandunud, mis vastandunud on nüüd number 2, ütleb ka, et siin on 2 poolt, on ju. Ja mis siin siis on vastandunud? 6 sirbil istuv nii-öelda ülempreestrinna ja oma valge küünlaga võib-olla. Ja siis seesama hierofant oma niisuguse tõekspidamiste ja ellusuhtumiste pinnalt käib siis selline nagu vähekene vägikaikavedu. Käib siis vähekene nagu vägikaikavedu ja siin sa nagu vaatad, et mida siis head see sulle toob, selline pilt, eks ole, mida sa siin näed. Paneme korraks kipperi kaardi ka siia välja. Vaatame, mis see siia ütleb juurde. Nii. See ütleb juurde seda, et selle inimesega, eks ole, 4, 5, 6 meesterahvas, nii nagu ma ütlesin, see võib olla lisaks kõigele see meespool selles suhtes, võibki olla suure kontserni juht, omanik ja ilmselgelt me saame aru, et kipper ütleb, et ole kallis, et sina, kes sa vaatad seda,
või siis ka võib-olla vaatab see meespool, et katsuge aru saada oma maailmade erinevusest. Et seda vägikaika vedu tuleb võtta sellisena, et see oleks nagu mänglev ja kerge, sest tegelikkuses te olete mõlemad oma maailmades väga vägevad tegijad. Ja lihtsalt suhtugegi sellesse nii, et mitte see teise inimese võib-olla esoteeriline huvi ei ole voodoo, kallis sina, kui sa seda vaatad, eks, vaid katsu sellesse suhtuda nii, et see on ülempreestrinna maailm. Et lisaks sellele, et ta oskab võib-olla olla maandatud, majanduslik ja nii edasi, on tal ka ülemeelelised anded. Ja vastupidi, siis sina ülempreestrinna suhtu siis sellesse nii-öelda natukene koonrisse firmajuhti, omanikku, kes siis sulle kenasti nagu raha toob selliselt, et armastusega ja arusaamisega, et suhtes me ei saa teist inimest muuta. Ta on siiski selline, nagu ta ise eelistab olla. Ja kui ta on selline ja sa oled ta valinud, siis lihtsalt ainukene soovitus sulle novembriks, võta teda sellisena, nagu ta on. Ja siis ongi see vägikaika vedu lõppenud. Vaatame, mis karma sõnum sulle ütleb. Vaata, kui huvitav jälle. Vaata, kui huvitav. Sa vaatad seda ladumist sellepärast, et ma saan aru, et siin on paarid, kes on nagu, ütleme siis oma tõekspidamistelt tõesti nagu must ja valge hobune. Ehk siis põhimõtteliselt alguses, kui oli hästi suur armastus ja naispoolel on ka praegu veel suur armastus ja no ilmselt ka meespoolel on, aga kui me räägime nendest maandatud meesenergiatest, siis ega nemad ei näita teda väljapoole. Ja sealt tulevad sellised väikesed nagu hõõrumised ja see teeb haiget, sest sulle tundub, et armastus vastandub siin rahale. Et siin on siis raha versus armastus, et mees üritab sind siis nagu kinni maksta, üritab sulle küll mingisuguseid hüvesid tekitada, aga mitte seal võib-olla, kus sina tahaks, et jah, sul on ilus maja, sul on ilus auto, kõik nii edasi, aga sa tahaksid veeta koos rohkem aega, pühendada võib-olla armastusele, aga tema pühendab firmale. Ja nüüd, mida ütleb karma oraakel? Õpi valust. See valu on tulnud selleks, et näidata sulle kasvuruumi, näidata sulle, et kõikides nii-öelda halbadest asjadest või sulle tunduvalt halbadest asjadest on võimalik näha ka head poolt. Sellel kaardil on näha, kuidas kivist kasvab välja lill, ehk siis võimatu muutub võimalikuks läbi sinu enese suhtumise sellesse, mitte kuidagi teisiti. Ja siin on nagu seesama koht, et ärge üritage kunagi muuta teist inimest. Kui te seda teete, siis te peate seda tegema nii, et ja mitte nii nagu üks klient, see oli nagu väga toredasti öeldud, ta ütles seda huumoriga. Ma kasutan tema väljendit, aga ma kindlasti ei nimeta kellegi nime kunagi mitte kusagil. Aga väljend oli selline, et ma tagusin telliskiviga mehe õigeks. No see oli huumoriga öeldud, eks ole. Ehk siis sisuliselt on nagu see koht, et tihtipeale naised teevad selle vea, et nad hakkavad suhtlema või asuvad suhtesse mehega, kellesse nad armuvad. Just sellisena, nagu see mees siis sellel hetkel on. Olles juba lähisuhtes, hakkavad nad teda muutma. Siis hakkavad hõõrumised, siis hakkavad tülid, vastuseisud. Ja siis lõpuks nad ütlevad, et see pole enam see mees, kellega ma abiellusin või kellega ma alustasin. Ja nüüd ma tahan ta sellepärast maha jätta, et ta pole just nimelt see mees, kellega ma abiellusin. Aga kus on loo moraal? Loo moraal on selles, et teie ise, kallid naised,
olete selle mehe muutnud vastavalt oma soovile selliseks, nagu ta täna on. Kes on seda suutnud? Kes seda suutnud ei ole? Teie olge tänulikud, sellepärast et sellest kivist kasvab ikkagi välja ilus roheline oks ehk täiesti uus lill teie suhtes, täiesti uus taipamine, täiesti uus nägemine ja see klaas novembris võiks olla nüüd pooltäis, mitte pooltühi. Ja vaata, mida ütleb Juura oraakel sulle, mu hea 3. grupi vaataja. Ta ütleb sulle tegelikult, et sa oled õnnesärgis sündinud, sest oleks võinud ka hullemini minna. Kõik on tegelikult väga ok. Et mis iganes lugu sinul, mu hea 3. grupi vaataja, seal ka ei ole, on lugu selline, et kõik on tegelikult kõige paremas korras. Ole tänulik, suur tänulik süda tegelikult tõmbab ligi tänulikkust, headust, armastust. Ja vaatame, mis ütleb see armastuse oraakel. Armastuse oraakel ütleb seda, et sa jätka oma karismaga, mida sul on tegelikult väga palju ja kus sa siis nagu oled, millega sa oled selle mehe silmis nagu alustanud. Ja vaata, uued aknad ja avanevad sulle ja armastus nii-öelda lendab sul aknast sisse just nimelt uute seikluste ja kõikide selliste uute tuulte puhumiseks, nagu sa näed, et sa katsu lihtsalt õppida sellest valust, mis sul hetkeseisus võib-olla on, miks sa seda vaatad ja ava oma süda, ülekantud tähenduses, eks ole, siin on et avaaken, aga ülekantud tähenduses on see, et ava oma süda uuteks seiklusteks. Et tegelikult sind ootab ees väga palju mõnusat, head armastust ja kõike muud, mida sa iganes soovid. Ja näed, mis sulle tuleb oraakli sõnum. Vaata, selleks sa seda siis ilmselt vaatadki. Et siin nüüd tuli teisel grupil tuli ühest teisest kaardipakist, aga sinul 3. grupp tuleb siit kaardipakist sõnum, et ole hea ja tervenda oma nii-öelda suguvõsa probleemid. Et see armuelu, mille kohta sa siin vaatad, ilmselgelt on siin ju paari suhe, vägikaika vedu, eks ole, et sinu armastuse probleemid on tegelikult juba alguse saanud sinu vanematelt ja suguvõsast. See on küll jällegi nii-öelda konstellatsiooni grupi inimene, kes siis tõesti, nagu ma ka eelmisele grupile ütlesin, et nüüd kohe-kohe pühapäevane grupp on küll juba täis, aga järgmine grupp on kodulehel üleval, nii et kui sa tõesti tunned, et sulle käib natukene see üle jõu, see vägikaika vedu, siis tule ja vaatame natukene kaugemale, et mis sul seal DNA tasandil siis nii-öelda kinni blokeerunud on. Kuidas need mustrid siis saaks nagu vabastada, et saaks uutesse arengutesse liikuda. Ja näed sa, ikka sul on lapsepõlvest juba alates vanematega mingisugused probleemid õhus, aga hea uudis, sest me pidime ju vaatama ju head uudist, eks ole. Hea uudis ongi see, et novembris võta ette konkreetsed tegevused targalt, nagu sa oled ülemveest rinna, mõistlikult ära suru oma valu alla, vaid pigem tule ja vaatame, kus see valukoht on. Ja suures plaanis on sul kõik väga hästi. Nii et selline sai siis 3. grupi ladumine ja mina olen ka sulle 3. grupi vaataja väga tänulik ja ütlen, et ka sina saad veel osta endale Juura oraaklit. Sa vaata, milline sõnum, milline fantastiline sõnum tuli sulle. Saad ka Juura oraaklit osta. Näed, selline näeb ta pakendina välja Apollo raamatupoodidest või siis Riia Marii kauplusest.
Pärnust või Mahemandalast ja koolitusele võid sa samuti tulla, sest et kaardi ladumine on selles kontekstis natukene avaram teadus kui pelgalt see lause, mida sealt kaardi pealt lugeda. Ja seda ma kõike siis seal ladumises ka õpetan ja koolituses. Aga täna ma tänan teid kõiki meeldivate kohtumiste, meeldivate teineteise, kuidas ma siis ütlen, talumine on paha sõna, aga üksteise nautimise eest nendest ladumistes. Ma tänan, mu armsad vaatajad, sest ilma teieta ei oleks ju mind. Ja jääme jälle meeldivate kohtumisteni.